Tere kõigile! Mina seina peale midagi ei näita, räägin niisama. Ja enne kui jõuda siis selle maaelu vaate juurde, enne katsun rääkida natukene suurest pildist. Ja suur pilt on väga lihtne ja kokkuvõetav 3 sõnaga. Need 3 sõna on: raiutakse liiga palju. Ja sellest liiga palju raiumisest kas hakkavad peale või vähemalt on seotud kõik need probleemid, millest siin täna on räägitud ja mis ühte või teist või kolmandat otsapidi on metsaga seotud. Ja see palju raiumine ei ole mitte niimoodi, et me raiume mõne protsendi üle mõistliku määra, vaid me raiume kordades üle mõistliku määra ja me ei ole seda teinud mitte mingil ühel erakorralisel aastal, vaid me oleme seda teinud 30 aastat järjest. Ja kui 30 aastat järjest raiuda ikka mitu korda rohkem kui tohiks, siis lõpuks isegi nii pika vinnaga asi, nagu on mets, isegi nii pika vinnaga asjas muutuvad need tulemused kõigile silmaga nähtavaks. Ma otsustasin, et ma ei hakka teid eriti koormama numbritega. Metsa ümber on tehtud numbrimaagiat väga palju ja mitmesugust. Aga ühest numbrist ma ikkagi tahan rääkida, tegelikult puudutas seda juba Raul Rosenvald ja see graafik käis ka seina pealt läbi, aga Raulil oli neid graafikuid palju ja kindlasti ei jõutud põhjalikult vaadata ega süveneda. See graafik pärineb raamatust Eesti metsade alternatiivne hindamine. Seda võib sellest raamatust igaüks vaadata. Ja see näitab siis niisugust asja nagu raieintensiivsus. Raieintensiivsust mõõdetakse tihumeetrilt hektarilt aastas ja ta on selles mõttes niisugune hea, kindel ja selge asi, et see ei sõltu sellest, kui palju on siis Eestis olnud parasjagu metsamaad ühel või teisel ajahetkel. Ta on alati käib see arvestus hektari kohta. Ja see graafik näitab meile seda, et 100 aasta jooksul, aastatel 1890 kuni 1990, raiuti Eestis keskelt läbi 3 tihumeetrit hektarilt aastas. Kõigub vahemikus seal 2,5–3,5, aga keskmine on 3 ja see 3 on ka niisugune rusikareegel, mida teatakse ja tuntakse meie laiuskraadi metsade kohta, mis enam-vähem sellest metsast on võimalik niimoodi mõistlikul kombel välja võtta. See jutt või see graafik käib ainult riigimetsade kohta ja riigimetsades siis nüüd paaril viimasel aastakümnel on meie raiemaht olnud 5–6 tihumeetrit hektarilt aastas. See tähendab siis ligi 2 korda rohkem. Ja kui me paneme siia nüüd kõrvale veel ühe teise graafiku, mida Raul meile ei näidanud, see on siis möödunud kümnendi raieintensiivsus, riigimetsad, erametsad, füüsilised isikud, erametsad, juriidilised isikud, siis me näeme riigimetsas seda sama 5–6 tihumeetrit, erametsades, kelle omanikud on füüsilised isikud, on ta umbes samal tasemel vahemikus 4–6 ja firmametsades siis 8–12 ehk siis 2 korda rohkem kui füüsiliste isikute metsades, mis ometigi oli juba 2 korda rohkem kui sellele eelnenud 100 aasta jooksul. See näitab meie raieintensiivsust.
Ja nagu öeldud, et metsas on muutused on pika vinnaga ja väikestes ajavahemikes neid muutusi ei näe, ei taju. Mul on meeles, kuidas me proovisime 90ndate lõpul, millest hakkab saama 30 aastat, proovisime metsateemad saada ajakirjandusse ja rääkisime, et raiutakse liiga palju ja et metsatööstus saeb seda sama oksa, millel ta istub, siis üldiselt ega ajakirjanikud toru ei tõstnud. See oli nii võõras, nii kauge asi, metsi oli veel palju, marjal seenel said linnainimesed käia, puhkemetsad ümber asulate olid olemas ja see ei jõudnud üldse nagu pärale, et see on probleem. Et muuseas, esimene metsasõda, kui niimoodi tohib öelda, toimus Eestis juba siis, kui võeti vastu metsanduse arengukava 2001-2010, aga ega sellest vist keegi palju ei kuulnud ja kui keegi mäletab, siis ainult asjaosalised, kes seal tol korral siis ise vaidlesid ja tegutsesid. Et selles mõttes nüüd siis selle 30 aastaga on olukord nii palju muutunud, et teema on väga üleval ja väga päevakorras. Ja nüüd siis natukene isikliku mätta otsast, nagu Tiit ütles, ma olin 80-ndatel Antsla metskonna metsnik. Tol ajal raiuti Eestis tervikuna kokku natukene üle 3 miljoni tihumeetri. See on siis 3-4 korda vähem kui praegu. Metsamaad on ka praegu natukene juurde tulnud. Samal ajal kaitsealust metsa kokku oli enam-vähem samasuguses suurusjärgus nagu praegu. Tol ajal nimetati neid esimese grupi metsadeks. Sinna kuulus väga erinevate eesmärkide kaitsekategooriate metsi, alates kõikvõimalikest teede ääre kaitsetest ja lõpetades looduskaitsemetsadega. Ja reeglina oli kõikides nendes metsades mingisugune väikses mahus metsamajandamine lubatud ja päris meie tänapäeva mõistes ranged kaitset. Oli mingisugune murdosa, ma ei oska öelda, milline see protsent metsamaast täpselt oli, aga need olid tõepoolest siis Järvsel ja Ürgmetsa kvartal, mõned kvartalid reservaate kaitsealadel, Abruka salumets ja näpuotsaga üht-teist veel. Aga tegelikult kogu see, ütleme siis väga ümmarguselt 30% metsamaast mingisuguses kaitsekategoorias, esimese grupi mets, seal piirati seda, et mis sorti raieid seal tohtis teha, isegi kui olid lubatud lageraied, siis kui suur tohtis lank olla ja nii edasi, mingil määral metsamajandamine oli lubatud. Ja ütlen siis kohe ka ära, et hoolimata sellest, et raiuti ainult 3 miljonit tihu aastas, ausõna ise nägin oma silmaga, metsad ei mädanenud, metsad ei kukkunud jala pealt pikali, vaid oli lihtsalt vana metsa oli palju. Kõike vana metsa ei raiutud korraga maha. Vabandust, ma võtan vett, mul suu hakkab kuivama. Nii, nüüd jõuame siis sellele maaelule natuke lähemale. Et seal, kus mina elan, tehti aastal 1994 Karula rahvuspark. Elasin seal tol ajal, elan praegu, olin ka ninapidi rahvuspargi kaitse-eeskirja ja tsoneeringu tegemise juures. Ja
Tsoneering käis siis tol ajal niimoodi, olid selged eraldi kategooriad. Oli reservaat, looduslik sihtkaitse, majandatav sihtkaitse ja piiranguvöönd. Ja kui me tegime seda tsoneeringut, siis oli kavandamise alus oli see, et eramaid ei pandud ei reservaati ega looduslikku sihtkaitsesse, vaid ikkagi aladele, kus inimene oma metsas ka midagi teha tohtis, muidu kaotab nagu see omand oma tähenduse ja mõtte. Ja kui ma olin siis seal 90ndate teisel poolel rahvuspargi metsaspetsialist, siis tihtipeale sai raideid veel täiesti metsas ette märgitud puuhaaval, et millist võtta, millist jätta. Eriti omavahel ei erinenud see, kuidas me käitusime selles majandatavas sihtkaitses ja piiranguvööndi metsades. Ja üldiselt oli kohalik rahvas kogu selle asjaga rahul. Et ei olnud meil seal niisuguseid külamehi, kes oleks tahtnud raiuda oma metsa niimoodi otsast lõpuni korraga lagedaks. On olnud isegi niisuguseid juhuseid seal, kus külamees tuleb pärast kättpidi tänama, et näed, panin majale uue voodri peale ja voodrilaud on sellest kuusepalgist, mis ma talle ette märkisin. Et olid selles mõttes väga ilusad ajad. Ja siis see asi hakkas muutuma kunagi uue aastatuhande alul, kus minu teada ühtegi õigusakti ei muudetud, aga hakkas muutuma selle sihtkaitsevööndi tõlgendus. Ja järjest enam seda kraani kinni keerati. Vaatasin oma vanadest paberitest järgi, et minul siis viimane metsateatis sai lubatud märke sihtkaitsevööndis, minu enda metsas, enda maa peal, sai aastal 2011 ja 2013 juba tuli see keelav või mitte lubav märge sinna. Mis siis tähendas seda, et ka see, mis oli rahvuspargi tsoneerimise ja planeerimise ajal mõeldud mõõdukaks majandustegevuseks, läks metsamajanduslikus mõttes reservaadi režiimi ja selle üle muidugi kohalikud külamehed enam rõõmsad ei olnud. Ja siis läks veel mõni aeg mööda ja nüüd järgmine pauk tuli 4 aastat tagasi, jäi ütlemata see, et sama aeg see 2010ndate algus, kui ühelt poolt keerati kogu sihtkaitses kõik kraanid kinni, samal ajal tehti massiliselt ja süsteemipäraselt riigi tasemel kaitsealade kaitse-eeskirjade muutmisi ja toodi nendele kaitsealadele sisse lageraied, mida seal enne ei olnud. Karulas, kus mina elan, ei ole seda siiamaani, aga näiteks naabruses Otepääl ja Haanjas on nende lageraietega jõutud teha päris palju kurja. Ja siis me oleme siin oma sõpradega naernud, et see Eesti metsapoliitika läheb suunas, kus siis ühel pool on silmapiirini kännustik ja teisel pool on sisuliselt reservaadi režiimis mets, kus sa ei tohi ühtegi pulka puutuda, et sinna vahepeal enam mingit niisugust käitumise ruumi ei jää. Ja siis tänu sellele, et kaitsealadel oli uhkelt lageraie majandatud, hakkasid Eestit ähvardama Euroopast rikkumismenetlused ja siis 4 aastat tagasi pandi kõik raied kinni piiranguvööndis, mis vastasid siis metsaelupaigatüübi nõuetele tingimustele. Ja see kinnipanemine käis niimoodi, et seaduse paragrahvi alusel tehti ettepanek kaitse alla võtmiseks. Kui esitasid metsateatise, siis see menetlus peatati 28 kuuks kuni kaitse alla võtmiseni või kaitse alla võtmisest keeldumise otsuse tegemiseni.
See 28 kuud sai täis, seda otsust ei tehtud kumbaski suunas ja siis teatas Keskkonnaamet lihtsalt, et vot ei luba raiuda ja kõik. Mina pole nendega viitsinud kohut käia, aga ma olen üsna kindel, et see on, kui keegi viitsib sellega tegelda, et siis see peaks olema niisugune selge kohtuvõit, kui praegu selle teemaga kohtusse minna. Ja kõige selle tulemusena on siis praeguseks olukord selline, et need samad inimesed küla peal, kes 90-ndatel said rahvuspargiga sõbralikult koos elatud, need samad inimesed, nende jaoks on praegu looduskaitse ja rahvuspark on sõimusõna ja mõnigi külamees ütleb, et peab igaks juhuks omal sae metsa sisse lööma, et muidu ei tea, millal päris kinni pannakse ja ära keelatakse. Ühesõnaga, et mida siis tehti? Tehti seda, et karistati neid inimesi, kes seni olid omi metsi hoidnud. Need olid puhtad poisid, kes olid oma kaitsealadel asuvad metsad maha raiunud vahepealse aja jooksul. Et ega siis see elupaiga tüüp ei teki sinna metsa niisama. Seda on mõnikord ka sugupõlvede jooksul hoole ja armastusega hoitud ja majandatud mõistlikul viisil, et need inimesed said siis nüüd kannatada ja selle asemel, et ma siin võiksin loota, et mõni külamees tuleb mind tänama, ma praegu pean vaatama, et kuskil nurga taga peksa ei saa, sest mina olin ju ikkagi üks nendest rahvuspargi algatajatest. Ja nüüd siis suure pildi juurde tagasi. See suur pilt, et raiutakse liiga palju. Et täna on siin nüüd üsna mitu korda räägitud sellest, et tuleb jõuda ühiskondlikule kokkuleppele. Isegi Tiidul oli siin kodulehel väljas, et ehk selle konverentsiga tehakse sammukene lähemale ühiskondlikule kokkuleppele. Kurb lugu on see, et me ei saa ühiskondlikult kokku leppida näiteks selles, et homme päev läheb vesi keema 50 kraadi juures. Midagi pole teha. Täpselt samamoodi ei ole võimalik ühiskondlikult kokku leppida seda, et Eestis on võimalik jätkuvalt ja aja jooksul lõppematult raiuda Eestist 10+ miljonit tihumeetrit aastas. See ei ole võimalik. Mis tahes ühiskondliku kokkuleppe eeldus ja alus on see, et mõlemad osapooled peavad hakkama rääkima ühelt tasemelt, tuleb tunnistada seda, et niimoodi edasi ei saa ja tuleb tunnistada seda, et viimased 30 aastat on Eesti metsale kurja tehtud. Kui sellist ühist lähtepunkti ei ole, kui minnakse edasi nii nagu praegu, siis me lähemegi edasi niimoodi, et looduskaitsjad suure võitluse tulemusena saavad juurde veel mõne protsendi ranget kaitset, metsatöösturid suure võitluse tulemusena saavutavad näiteks raiavanuste järjekordse alandamise ja me liigume sinna poole, kus on paremat kätt on silmapiirini kännustik ja vasakut kätt on reservaat ja uskuge mind, selle üle lõppkokkuvõttes ei ole õnnelikud ei looduskaitsjad ega metsatöösturid. Aitäh!